Hello, me oleme tagasi. Me oleme tulnud kaugelt Tallinnast, oleme tulnud siia Olstrepoolisse. Ja kuna meil tuleb siin karikasarja esimene etapp, siis mõtlesime, et me tuleme teeme practice roundi. Ja kuna üksinda on liiga igav, siis võtsime siit FBO esindaja tiimimängija Kristi Prügi endale kaasa siia. Ehk siis teeme video. Frontline tuleb minu kanalil, Backline tuleb Kristi kanalil. Teeme selle Olstrepooli ära, vaatame, mis seisud on hetkel. Hetkel saab siin suusutada põhimõtteliselt. Jätame täna võib-olla selle vahele, aga vaatame, mis seisud on. Nii et hakkame viskama ja vaatame, mis meil jooned teevad siin ja kuidas meil mäng välja tuleb ja lähen peale. Jah. Jah. Sa võid tutvustada ka ennast, kui sa saad. Ei taha. Ei taha. Tere, ma olen Kristi. Ta laseb ise tal enda eest rääkida, et tal on ju... Jah, ma tahtsin just teha täpsustus, et ma olen FA2 heal juhul, mitte FBO-ga vaatab. Lasnamäe võitja ikkagi, et tuleb siin noks laiale juba, et hakkab juhtuma. Nii et lähen vaatame, mis viskid tulevad. Olstrepooli esimene rada, 103 meetrit, otse, korv läheb sealt mäest alla paremale. Esimeseks rajaks nüke okei. Hetkel on mul kaks mõtet, Envy ja Fuse. Fuse läheks Heiserist veel, Envy läheks väikse Annukaga. Et näitame siis, proovime. Kumb võiks öelda? Essana Envy. No okei, see on, läks ikka kangeks. Natuke rohkem Annukat peale usaldada. Ma tegelikult olen pigem ikkagi nagu viimasel ajal Heiser mängija. Ehk siis Fuse'iga tegelikult tunduks nagu mugavam. Paneme Heiserist välja, läheb lõpuni üle. Noh, jah. Heiserist vähemalt läks, aga noh. Siin head visked jäid sinna Kristi visetesse. See on sellepärast, et sa tegid harjutusviskeid, siis sa võid head visked ära lihtsalt. Ma proovin siukse semilahja Saint Proga. Lippa! See oli ikka hea, sealt saab puutuda. Ma proovin natuke veel lahjama Saint Proga. Brave jälle? On. Ma proovin Brave'iga. Oi, kui hea see on, noh. Ma räägin, Brave. Kuidas ma küll teadsin? Saime ühe hea viske ka, et lähme edasi. Vahel tasub treenerid kuulata vist. Mul Envy jäi ka veits kangeks, aga siit on võimalus ikka. Tuleb rohkem kommentide eest. No päris hea katse. Ja Kristi näitaski teile tegelikult selle õige viske, et kuidas peab viskama. Sa võid ära viskata? Esimene rada practice roundil oli tegelikult juba suur õnnestumine. Näita rahvale ka, kuidas hea putiga näeb. Hapadi! Esimest korda Olstrepooli, see kohe võtab pürgu. Teine rada, 101 meetrit üles mäkke. Tiiala meil hetkel ei ole, aga võistluseks äkki ikka tuleb. Ideaalis mina tahaks jätta väikses Heiseris püsti. Seal käpis tõmbab kätas püsti ja siis läheb. Põhiline eksimus tavaliselt on sinna puud ja siis saab kiki sinna paremale. Aga põhiline asi, mis oleks vaja teha, oleks kõrgust vaja anda. Vaatame, kuidas see õnnestub. Läheme reitiga. Kõrgust nagu ei olnud ka väga hästi. Proovime ühe fairway'ga ka. Vaatame, kas fairway'ga ka jõuab kuskile. Natuke kõrgust veel ja oleks päris hea isegi. Ma lähen oma eelmise viske laineharjal Brave'iga. Lippa. Võib-olla peaks viske pooleli jätma, kui libised. Tiiala oli keha. Proovin lahjama Saint Proga. Iluta nüüd käega.
üles mäe 110, ei 100 meetrit. Vot see oli vise. No jälle Kristi vist kaugele. No väga hea, väga hea. Siit on hea edasi minna. Proovin Bergiga. Berg. Eest käega. Peab virutama vist. Sealt tuleb huvitav putti. No. Saab käsiputti teha. Yes. Ma ütleks, et see on niisugune tavapärane koht, kus ma tavaliselt olen olnud isegi. Natuke lühike. Saab julgelt rannida. Driveriga selles mõttes ongi võib-olla hea play minna, et kui viskad pikaks, siis no pikaks on raske visata tegelikult, aga võid julgelt visata pikaks. Aga mis iganes kindel tundub käes. Ja võtame selle birdi järjes. Kindla peale. Nüüd on Kristiga viigis vähemalt. Ei. Tahtsin öelda, et teine putti jääb parem, aga seekord ei olnud. Ei olnud. Ei ole hullu, see on korveli keha. Vaata, minu oma püüdis nii hästi kinni, see otsa. 300, 116 meetrit, paar 4. Eesavise, siin mandot tegelikult ei ole. Võid minna siit ka, odaga minnakse siit. Varsti näitame seda rada ka. Eesavise selle plakati juurde ja sealt jääb niuke sirge vise. Justice täis tutsuga teele ja siis pikaks ei tohiks minna. Oi, see on mega hea. Pigem sisse ei taha kunagi eksida, et nii kui sisse eksid, siis okei, sul on sealt võimalik minna, aga nagu pigem on kohe keeruline. Ja kuna ma ise oda ei viska väga, siis ma viskan tahangi annukat siit. Ballista Pro Air annukas teele ja siit täitsa on võimalik kiiglile visata. Põhimõtteliselt rolleriga. Ja see on putil, ma arvan. No Kristi, mis joone valib rolleriga? Muidugi, ma vaen siit niimoodi otsalist peale. Tegelikult ma proovin kukiga ja kompassiga, mis ma Lasnamäelt võitsin. Vaatab, kumb välja lendab. Ma just ütlesin, et sisse ei tasu eksida. Ma tahtsin kindel olla selles. Kristi näitab treeningvideos, mida võite teha. Yes, mine veel. Pigem vist ikkagi peaks olema kiirem, et klooriga. Võidki proovida julgelt sinna mäkke, et see mäe pealt muidugi ei ole väga hea läheneda, aga nagu. Ja skip. Ja see on täiesti idekas koht. No näed, hea, hakkab looma. Siiti tahaks mängida. Kristi Midar. Liigume natuke siia poole. No ega see väga palju parem ei ole. Nii, safe variant. Oba. Jah, väga hea. Ütleme nii, et nii hea koha peal ma polegi varem olnud. Kristi viskas küsin Bergi, ma panen ka Bergiga. Lähenemisket on nii palju, et ei tea mida visata, aga tundub hea vise. Veits lühike vist, aga okei. Saab putti tegevad. Aga siin tahaks küll olla. Targa mängu lähenemine jäi siis siia, siit on natuke ei putte. Võtame ära. Aga siis sealt sai roller. See läks pikaks natukene siit. Aga tundub, et ma pigem valiks isegi selle, et minu jaoks seal seda ohtu ei ole nii palju. Tahan käega viskad siia ja kuskilt saad ikka minna, et palun pange mando sinna, palun. No, tulemus on lõpuks sama, et väga vahet ei ole, aga nagu väike eagle chance on olemas. Jehu. On to the next one. Nüüd 400, paar 4, 120 meetrit. Minu arust väga lahe rada. Eesavise placement. Ja siis sealt jääb natukene pikem lähenemine ja väga pull. Eesavise mingi 60 meetrit peab maanduma suht tee peale. Pikaks OB vara oled, siis ei saa visata.
ma proovin spoori hästi rahulikult touchiga visata. Vaatame, kas see jääb sinna. Tundub päris hea. Spoor muidugi kogu aeg veits üllatab mind sellega, kui kange ta lõpus on. Aga see oli päris hea. Ja Bergiga, Berg iseenesest selles mõttes on parem valik, et ta võib-olla ei hõlju nii palju, et saab natuke tugevamalt visata ja võtab selle pikaks hoobe võib-olla mängust välja. No see peaks olema täiesti tekas. Täiesti tee peal, ma arvan. Vahepeal on tore ikka, kui teed seda ennast süüki. Proovin ka Bergiga alguses. Kännust mööda, jah? Kännust mööda, jah. Varastama. Võid sa varastama. Okei. Teine variant on. Ma mõtlesin, et ma panen toro, aga samas see on veel kangem, et ma proovin A3-ga. Ja iseenesest nagu ei ole väga halb plaan isegi kerge fleksida, kui sa oskad seda. Et kas ongi väga sirge vise või siis kerge fleksiga nagu. Veits liika lühike. Aga joone mõttes oli päris hea tegelikult. No nii. 3 on kohtu seadus alati. 3 on kohtu seadus. Kõik lähevad samasega. Proovi lihtsalt visata pure sirgelt lihtsalt. Oila, natukene sellele annukas jätta panemata. See on ka päris hea play, et ta maandub täpselt seal nuki peal, siis pidurdab ja siis jääb sinna, et see on ka hea. Aga see pure oli isegi päris hea. Üritame lipata. Oi. Oi, kus läks puust läbi. Või puust mööda. Pikut. Jah. Siin see esimene vise ongi nagu võid tegelikult hea viske teha ja teine vise jääb ikka niuke paras pähkel. Aga siit selge flex teele spooriga. Veider on muidugi öelda, et spooriga flexima, aga noh. Seekord siis hoidis sirgelt joont, aga päris hea oli tegelikult. Pöördi. Võtke välja, noh. Pure või? Pure. Ja pöördi. Epo. Nii, spoori flex. 5 meetrit. Olemas. Hea fleksida spooriga ikka. Tegelikult see front, no algus on siin tegelikult ikkagi niuke, et kui sa mõtled Holster Polli, et on nagu raske rada, siis tegelikult see algus on niuke, kus just tahad võtta ja nüüd kohe varsti, no veel järgmine on veel niuke rahulik, aga no ülejärgmine siis hakkab juhtuma seda õiget Holster Pollit. Nii, 595 meetrit alla mäge. L-kujuga põhimõtteliselt päris niuke keeruline. Ma ise näen, et tagantkäega niukse stabiilse kettaga, et ta läheb lõpuni üle, sellega on nagu kõige suurem tõenäosus. See vise ei ole üldse lihtne, kuna sa pead pushima teda sinna suht kaugele ja siis ta peab hoidma ennast lõpuni. Päris paljud mängivad forega ka seda. Forega minu jaoks tundub natuke keerulisem, kuna ta nagu kukub, ta ei jõua nii palju klaidida sinna paremale poole. Aga nagu võetakse forega, et proovime mõlemad Crave ja Spoor. Proovime forega esimene. Okei, kui see ei ole hea, siis ma ei tea. Okei, no mingi puudusi. See tundus nii hea. Oleks tahtnud näha, kus see välja jõuab. Ja spooriga siis annukas peale ja siis ta sealt võiks hoida lõpuni. No kui see ei ole hea, siis ma ei tea. Kas sa tahad neid puid välja kutsuda endale? Ma tegin omalt poolt kõik ära ja vahepeal lihtsalt on niimoodi, et puud tulevad ette. Ülilahja fuse. Ülilahja fuse. Jah, kui see oleks päris hea, kui sa poleks varastama läinud.
võidki tulla diialal, tulla diialal paremale poole veits, vaata. Ja siis sul tekib natuke rohkem ruumi sinna vasakule, saad vasakult poolt rohkem ära kasutada. Ma seda panen veits ainukas siis või? Juba lihtsalt fuldub sulle. Jälle varastama. Ja üldiselt see varastamine on kõige halvem viga siin üldse. Variant on tegelikult mängida kolmeks vist viskad mingi fore perg või midagi lihtsalt sinna sirgelt ja siis sealt jääb veel üks sirge vihta teha. Perg või? Noh, pilekas. See läheb sealt viimasest puust mööda, jääb sinna tee peale ja sealt jääb hea lähenemine, saad kolmega edasi minna. Kui oled seal neid oksasid nii palju ees? Mingi pergiga panna otsa peale? Pigem otsa sirgelt peale, jah. Pergiga niuke sutsakas. Sutsakas. Siin on nunnu punane sein ka. Putile ka ennast ikka veits. Juba hea. Spoor jõudis tegelikult päris hästi ikkagi. Selle fore ei olnud ka üldse paha, vist sai oksa ja skikkis, et ei tea, mis ta tegi siin, aga eks võistlustel viskad seda, mis mugav käest tundub. Siit saame puutuda. Nagu Riki ütleb, couple of tap-ins. No Kristi, paar kolm, mis arvad? Levo. Easy birdie. Easy birdie, okei. Kristi näitab võtta siis, kuidas birdie võetakse. Aga Ostrepolli üks kõige raskemaid radu. 600-140 meetrit üles smäkke. Paremale, mida iganes siin tegema peavad birdie võtta. Mingid vasakukäärlised kohalikud ma olen kuulnud, et on mõtled, aga hetkel on see niuke määr kuulele mõne jaoks, et aga Parr on hea, parem mängu võiti. Pole ammu siin pidanud viskama. Grace ja Raideri panin just kotti täpselt selle raja jaoks, mitte selle raja jaoks, vaid 18. jaoks. Aga vaatame, kuidas ta siis lendab. Grace pigem on reaalsem variant. No Grace oli päris hea. Natuke ikka läks kangeks. Raider, no pigem tegelikult ei lenda välja niimoodi. Ma viskan ikkagi. Proovime fairway'd. Kreivi. Veits üle. Kui sa seal juba tee peal oled, ülihea, igal juhul võtaks selle. Tavaliselt satud sinna paremale mäekünka peale. Sealt pead mingi viskama mingi niimoodi ja siis sealt ei ole väga hea. Ei soovita. Ja noh, see on kõige hullem asi, mis võib juhtuda vist. Fairway hit peaaegu. Samas esimene puu võib veel hullem olla. Ma ei usu, et selle esimesel puul pütse jääb. Läheb läbi. Oi, kui mingi kikk. No kuule. See on 2 stroogi kikk. Nii saa ju mängida. Ei ole lihtne. Siin proovi visata pigem niuke haiserist ja sihiga sinna paremale poole. No jah, ikka. Siin on mingi magnetist ikkagi. Tundub nii, jah. Ei anna ära. Ei anna ära. Üks veel. Seega ei lähe, siis ma lähen koju. No kuule. Aga selle mõttes ei saa ju kuri olla, et see on väga stabiilne. Väga stabiilne. Mingi. Sul on nii palju juba kaadrit sellest, kus ma põõsas viskan sinu kord. No käisid ju päris ilus tegelikult. Mis tahtsin öelda, et sa kolev ise pidi olema või? Full haiserist jah, aga võistlusolukorras see ei ole väga hea. Aga scramblid on ka vaja. Hea. Sealt on pool tööd tehtud. Ma ise rääkisin sellest kohast ja no nüüd ma siin olen, see on põhikoht. No siit ei ole vapsee midagi teha, sest see puu on ees. Okei, siit nagu mingi fore saab, aga korvini jõuda selle forega ei ole võimalik siit.
no okei, putile vist ikkagi on võimalik. Aga pigem tavaliselt siit visatakse tagantkätt. Kuidagi niimoodi. No tavaliselt ongi niimoodi. Ja siis hakkad seal scramblima. Nii et siia üles ei taha sattuda. Pigem tahaks olla need tee peal. Sõit on sirgevise. Aga noh, palju tahetud on tavaliselt. Bergiga peab ikka virutama. Mängib üles mägesid. Võib-olla ei ole nii palju aru saada. Aga siit ikka läheb korralikult üles mäge. Oi. Vana hea. Sealt on veel puttida. Pigem viskagi julgelt pikaks. Jah, purega rahulikult on. Ei ole ka üldse paha plaat. Mõtle. Lohiseb veits. Päris hea. Meeldib, kui ma ütlen midagi, et ei ole võimalik, aga tegelikult on võimalik. No, samas, kui sisse ei ole läinud, siis vaatame. Kas ikka on võimalik. No on võimalik. Nii et farr on hea, nagu ütlesin. Järgmine ring pördi peale. Jah, süües kasvab isu. Teine putti on parem. Räägin. Let's go. 744 meetrit. Natuke lihtsam kui eelmine, aga samas omad võlud on tal. Jälle võtsin, hakkab see talvekott hakkab vaikselt välja minema ja tulevad need suvised kettid sisse. Defender. Natuke lahem vastu tuul on meil ka. Äkki läheb üle. Oi, kui hea see oli ju. Nojah, niimoodi on vaja teha. Ma jätan selle teise viski isegi teemata. Võin ka tuju jääks teha endal. No nii. Hea tuju ise tuleb. Oppa! Natukene igaks. Opa, see on see. Ja tegelikult ongi nagu, kui sina kaugele välja viskad, siis nagu ma isegi ei tea, mis siin tegema peaks nagu põhimõtteliselt tee peale ja tegelikult ei ole üldse halb mõte teha lihtsalt purega siia esimese künka peale vise, siis siit künka pealt teed järgmise niisuguse tuim haiseb sinna järgmise künka peale ja mängid parri jälle. Muidu kui praegult, go for gold on ju, aga nagu muidu viskad sinna metsa ja sealt hakkad scramblima, siis läheb hästi palju keerulisemaks. Oi. No oleks õigesse kohta näiteks päris äge saanud. Mis teed seal? Mis teed seal? Sa just ütlesid, et lähedad on keerulised visked, et ma proovin. Ei. Oi, kui hea. See oligi gameplan. Tuli hea. Sealt on üks lähenemine veel. Millal see Tallinnas viimati 2 korda lähenesid? Ma ei taha vastata selle küsimusele. Ma pööran tähelepanu sellele, et see on mu teine vise seal. Ja see on Rasmus esimene vise. Noh, vahepeal ka. Mõni vise õnnestub ka. Vaatame, kas see vise ka õnnestub meil. Spooriga. No, päris rünne ei olnud, aga samas ka väga halb vise ka ei olnud. Käib ka. Kristi võib näedates, kus parem viskid tuleb. Oi! Siis te tahab puti harjutada natukene. Üks hea putt. Ma ei oska hoida ühtegi teist putet käes peale pole nagu. Üks hea putt. Lihtne. Läheme edasi. Siit paen ära või? You can do it. Natuke. Kui ära õppima. Proovi. Sul kaotud on peale ketta ja eneseväärikuse. 800. Räigelt üles mäkke. 100 meetrit. Kindlalt välja ei viska. Ja vaat.
tulin siia, mõtlesin, taguriga mängin. Tuled siia, ei, siit ei ole võimalik taguriga mängida. Ma lähen taguriga ikka. No, okei, mine nüüd. Kuule. Ei, tagurid võtma tegelikult. Ja, päris hea tegelikult. Ma mängin tagurigast. Tegelikult tahaks lihtsalt tee peal olla ja pariga edale minna ja juba hästi tegelikult. No, Kristi, kui saanud tundub? Mul on siuke mõte, et ma viskan otse sinna nende väikeste kuuskude peale. Ja siis äkki ta feedib sealt puude vahelt terveile. Ja. Äkki. Ja, ma kunagi mängiks samamoodi. Ja kui ei, siis seal isegi nagu seal nagu, kui läheb sinna võsse, siis sealt tundub ka, et saab nagu üles visata edasi. Ja. Plaan on paigas. Tuleb ainult teha. Time to execute. See oli Explorer. Natukene kõrgust juurde. Tegelikult see ei ole üldse paha nagu. Ja, tead, panen esimese distantsidriveri tänase päeva jooksul. Nüüd läheb. Race. Nüüd läheb. No kuule, ideaalne ju. Miks see enne meil sealt tegelikult? No aga backnine'is hakkab juhtuma. Nii, ma arvan, et kui see birdi võtad, siis see on ajalooline, ma arvan. No pressure. Do it for the camera. Puuvõrkega. Jaa, no ikkagi. Väga hea. Aga teine mängija on parem. Teine mängija on parem. Teine putti on parem. Katse jääks. One of those stages, kui sa ütled, et on võimatu ja siis on võimalik. Aga ma tegelikult võistluse ajal nagu minu pea võtab seda, et seal on risk, et ma saan puu ja kilgib metsa. Et pigem nagu ja tegelikult väga julge võistleda seda. Aga vaatame, mis võistluse ajal tuleb. Aga praegu siis naudime neid võimalusi, mis antakse. Seekord teine mängis äras. Kristi ja korv. Siit on väike rollijuht. Rasmus püüab, hüppab, sukeldub järgi kui vaja. Ai, kui hea! Rasmus püüa! Rolli! Kõle! See on, ma hakkasin praegu mõtlema, et see on vaeseme Hispaania. Nagu Hispaania tundus ikka samasugused mäed. Kõik korvid olid kuskil kallakute peal. 900, 129 meetrit, paari 3. Jälle niuke crème brûlée siin. Birdit nagu väga ei mõtlesin. Pigem just mõtlengi, et kuidas parri mängida. Driveriga pigem see ei ole väga hea play. Et paneme esimesest siis nagu see ründavama. Vaatame, kas on üldse mingit võimalust. Täna on muidugi see päev, kus nagu ma ütlen, et ei ole võimalik. Aga siis lõpuks on võimalik. Aga ma näen, et Forega on nagu see asi reaalselt. Niimoodi, kui ta flipib püsti, siis ei saa. Ta peab minema terve tee haiseris ja siis peab hakkama kohe haiserdama. Aga mis ma arvan, mis ma tegelikult teen, on see, et ma võtan pergi. Virutan lihtsalt sinna tee peale sellest esimesest märgist mööda ja sealt viskan ma korvi alla. Ja... Oi, ja vahepeal läheb niimoodi ka. Okei, läheme ründama. Ei ole siin midagi seifi. Tegelikult ma arvan, et sellel on suurem tõenäosus saada pargata. Mul on siuke mõte, et ma proovin selle hatchetiga panna haiseris ja siis sekkuda nagu backerit. Jah, näita. Samas, ma ei tea, vastu tuul on, siis ta võib-olla teeb... Tuul on nii väike. Oi, mine mööda. Natuke liiga läheks läks tõesti, aga... Pole midagi pärast. Tundub nii. Jaa. Pall. Ei olnud väga halb.
Oba. See puu vihkab mind. Ei rullu. Maasikas. Tegelikult ei ole üldse nii halb. Kui enamad inimesed on seal teised pool seda, siis siin pool nagu on veits harva olnud, aga mingi joon on olemas. Ja saab putile ilusti. No võib teine kordki siia tulla vist. Üks veel. Front 9 lõpetuseks üks hea putt. Front 9 lõpetuseks üks hea fore putt. No peaaegu see instrumendi pihta. Nii et milles on järeldanud sellest? On forega mängida ikka või? Tead, ei saa öelda, et ma ei ole mõelnud selle peale, et fore puttu teha. Eriti kuskilt 5 pealt. Erik. Šups. Vasakuga putti. Või äkki vasakuga hoopis? Ma kohe näitan, miks mitte. Oi. Aga samas on parema käe putt on veel samasugune nii. Valiku võimalust on näed. Front 9 tehtud. Päris maasikad rajad olid mõned olid lihtsamad, mõned olid raskemad, nagu mulle tundus, et see esimesed korvid olid niisugused, kus tahaks pördisi ja siis lõpp on niisugune survival, see viimane oli ka ikka niisugune pigem 3-ga oled väga rahul. Et kus sul tundus? Ei olnud üldse nii hull, kui ma arvasin, aga samas nagu selles suhtes ma tulin ka teadmisega, et see on nagu raske rada, et ma nagu või noh, kui ma oma esimeste viisete järgi mängiks kogu aeg, siis mul ilmselt oleks paha tuju praegu. Aga kuna ma olen saanud igal rajal teha nagu mitu viset ja nagu päästa, mis pääst annab, siis on nagu täitsa tore olnud. Ja kuna ilm on mõnus, siis ei ole nagu nii millegi üle kurta. Täpselt, et ilm on mõnus, seltskond on hea ja rada on ka hea. Päris hea on tulla siia, kus niisugune väljakutse rada. Aga Back 9-is on tegelikult meil niisugune veits teistsugused rajad, meil on veits teistsugused fiiliga rajad. Et ma soovitan teile kindlasti Back 9-i ka vaadata. Nagu ma enne ütlesin, siis Back 9-i näete Kristi kanal. Vaadake siis kindlasti ära ja mis on ikka, pange like, subscribe, comment ja bell notification ka ja näeme järgmises videos Back 9-is ka. Kohe näed YouTuber.